Tere! Oleme siin Tartus Kristlike Organisatsioonide Keskuses Pastoraat. See keskus sai avatud 2. detsembril 2019. aastal. Aga täna saab see keskus päriselt valmis. Sest üks asi, mis veel senini puudu oli näitus, mis jutustaks pastoraadi loo Eestis. Selle keskuse nimi on pastoraat ehk siis suure tähega. Ja miks on tal selline nimi? On sellepärast, et kui me mõtleme kõigile nendele tegevustele ja organisatsioonidele, mis selles keskuses on, siis see annab kõik kokku sellise pastoraadi mõtte või olemuse. Siin on Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia. Siin on Hingehoiukeskus, Pereraadio Tartu stuudio. Me koolitame siin hingehoidjaid, piiblikooli korraldame siin, samuti noortetööd ja pakume ka külalistel võimalust ööbida. Ja samuti on see keskus, kus on võimalik erinevaid koolitusi, seminare, konverentse korraldada. Et see on see, mis kui me nüüd mõtleme pastoraadi peale, siis tegelikult on pastoraat selliseid või seda kõike ka kandnud. On pastoraat olnud nii kohaliku kultuuri- ja vaimuelu keskus, loomulikult esmalt vaimuliku perekonna eluase. On sealt saadetud teile missionäre ja seal on tehtud missioonitööd, on inimestega hingehoidlikke vestlusi peetud ja on olnud see kohaks, mis ongi olnud selline koguduse elu süda. Nüüd siin on meil näitus pastoraat vaimuliku elu süda, mille me täna pidulikult avame. Kahjuks ei ole meil võimalik siia kutsuda inimesi, aga siis on õnneks võimalik veebi vahendusel kõigest sellest osa saada. Ja nüüd mul on hea meel tutvustada ka kirikuloo doktorit Priit Rohtmetsa, kes on siis selle näituse koostaja ja tema siis räägib lähemalt, mida see näitus sisaldab. Aitäh, tere ka minu poolt. Siimon tegi juba väga ilusa sissejuhatuse selle hoone ajalukku. See näitus, mis kannab pealkirja Pastoraat vaimuliku elu süda, annab siis sellise ajaloolise ülevaate sellest, millist funktsiooni või milliseid funktsioone on pastoraat Eesti kirikuloos täitnud. Ja me oleme seda näitust Siimonaga kahekesi pikalt planeerides otsinud siia lisaks sellisele ilusale tekstile ka terve hulga pilte kiriku enda arhiivist, aga ka rahvusarhiivi ja muuseumide kogudest. Nii et kokkuvõttes me näeme siin siis 4 stendil sellist lugu pastoraatide ajaloost, sellest, kuidas pastoraadid on olnud vaimuliku elu ja vaimuliku perekonna elupaigaks, selleks, kuidas nad on olnud ajaloos ka kirikumõisad. Me räägime siin sellest, milline on olnud elu pastoraatides, millised on olnud traditsioonilised pastorite perekonnad. Lisaks sellisele üldkäsitlusele toome siin piltide all ära ka mõned isiklikumat laadi lood. Näiteks siin Jaan Latiku Viljandi kirikumõisas elanud mehe kirjeldusest, kuidas elu Viljandi kirikumõisas 20. sajandi algul toimus. Ja pikemalt käsitleme pastoraatide funktsioonide muutusi viimase 100-150 aasta jooksul, sest viimased 100 aastat on Eesti kirikuloos olnud heitlikud ja muutuste rohked ja see on kahtlemata
oma pitseri pannud ka pastoraatidele. Pastoraadid on sageli sellises, võiks öelda, et vaeslapse osas. Nad on vaeslapse osas ka nii-öelda üldises kirikuloo käsitluses, et tavaliselt ju vaadatakse ikkagi koguduse ajaloost kõneledes kirikuhoone poole, võib-olla mitte nii palju pastoraatide poole. Ka 20. sajand on seda sellist vaeslapse rolli tegelikult kahjuks süvendanud, sest kui kirikuhooned õnnestus Luteri kirikul valdavas osas siiski säilitada ja kasutuses hoida, siis pastoraatide puhul see ajalugu sageli nii ilus ei olnud. Pastoraatidele anti palju teisi funktsioone, oli ka pastoraate, mis jäid hooletusse. Aga nõukogude ajal said pastoraadid ka sellise nii-öelda vaimse elukeskuse tähenduse taas tagasi ja nüüd siis juba lähtuvalt nendest vaimulikest, kes siis koguduste kirikuhoonete lähedal elasid ja elasid sageli tegelikult üldsegi mitte ajaloolistes pastoraatides, vaid kas siis koguduste ostetud hoonetes või nende enda ostetud hoonetes. Nii et me näeme siin näiteks Elmar Salumaad või ka Harri ja Maimu Haamerit, kelle juurde ka nõukogude ajal vaatamata rasketele oludele noored kogunesid ja mitte ainult noored, vaid mis täitis ka koguduse elus sellist tähtsat rolli. Nii et pastoraat nii-öelda tuli läbi ja üle ka selle raske nõukogude aja. Ja viimaks räägime me siin siis ka uue aja pastoraatidest, ehk siis sellest, milliseid funktsioone pastoraadid täidavad tänapäeval. Siingi me näeme, et ajalugu mängib päris olulist rolli, on neid pastoraate, mis just 20. sajandi ajaloo tõttu on jäänud tühjaks ja seisavad siiani tühjana. On pastoraate, mis täidavad koguduse vaimuliku elu paiga funktsiooni ja koguduse töö tegemise funktsiooni, aga on siin näiteks Pärnu pastoraadi näitel ka hooneid, kus tegutsevad näiteks kohvikud või mõnel pool Eestis ka näiteks tervisekeskused. Ja see toob meid tagasi siis ka siinse pastoraadi juurde, mis Tartus on ka mõnevõrra eriline, sellepärast et Tartus ühtegi sellist ajaloolist pastoraati, mis sellist sajandite pikkust traditsiooni kannaks, enam õieti ei ole, nii et see pastoraat siin justkui vaimses mõttes kannabki edasi seda sama pärandit, mida siis pastoraat on Eesti usuelus sajandite jooksul täitnud. Suur tänu, Priit, et Priit jõudis väga ilusti just sinna, et tänasel päeval pastoraat võib tunduda, eriti võib-olla nooremale põlvkonnale, see sõna päris võõras ja ei teata, mis see on. Ja pastoraat kui niisugune, eks on ajas väga muutunud ja võib ka tulla peatselt aeg, kus tõesti on see selline pastoraadi traditsioon juba kadunud, mida me läbi sajandite oleme tundnud. Aga nüüd siis see on siin see koht, kus me tahame mingil määral seda elus hoida ja seda ka nendele inimestele, kes siia pastoraati tulevad, anda võimaluse saada teada, mis on pastoraat, mis seal on tehtud ja kuidas läbi sajandite see lugu on olnud ja kuidas on muutunud ja mis on nende muutuste taga olnud. Mulle isiklikult on pastoraat selline hästi kodune, sest et olen ise vaimulike peres kasvanud ja minu vanavanemad, Harri ja Maimu Haamer, nende juures suved veetnud, kus seal oli palju rahvast, käis läbi. Ja veel ütleme, et sellise pastoraadi minu jaoks, see pastoraadi olemuse võtab kokku Joosua raamatu 24. peatüki 15. salmi lõpus olev lause, aga minu
aga mina ja mu pere, meie teenime issandat. Et see on olnud koos perega tehtud teenimistöö, Jumala riigi teenimistöö selles pastoraadi keskkonnas. Sest see on olnud suhteliselt tavaline, et kogu pere on olnud kaasatud sellesse kiriku ja koguduse ellu. Aga eks me nüüd siinkohal selle avamise lõpetame, aga oleme enne veel palves ka. Issand Jumal, me täname sind selle võimaluse eest, et oleme saanud selle keskuse luua ja siin neid tegevusi alustada, mida sai juba enne loetletud. Õnnista palun kõike seda tööd ja õnnista palun ka neid inimesi, kes siit uksest sisse astuvad ja neid inimesi, kes siin tegutsevad. Ja et see kuulutus, mida me siin teeme Jumala riigi tööst ja ka sellest pastoraadist, et see võiks olla viljakas. Õnnista meid selles kõiges ja õnnista seda kohta siin. Aamen. Aitäh ja tere tulemast pastoraati, kui selleks vähegi viiruse olukord võimalust annab. Et oleme siin avatud ja saab tulla praegu küll esialgu sellise tagasihoidliku külastajate hulgaga.